Ilmusid uued, tõeliselt šokeerivad üksikasjad 17. mai öisest rünnakust Moskvale. See oli selle sõja jooksul kõige ulatuslikum rünnak Venemaa pealinna vastu. Ja las ma ütlen kohe kõige olulisema. See ei ole lihtsalt löögid mingile suvalisele linnale. See on süsteemne läbimurre läbi 4 õhutõrje ešeloni, mida Vladimir Putin on aastaid ehitanud just Moskva ja Kremli kaitseks. Tuletan meelde, et enne 9. maid toodi Moskvasse peaaegu kõik õhutõrjesüsteemid üle kogu Venemaa, kuid selgus, et isegi see ei aidanud Moskvat. Lisaks sai teatavaks, millega täpselt Ukraina ründas ja mida edasi oodata. Siin on mitu olulist asjaolu, mis hirmutasid Kremlit ja andsid Ukrainale lootust. Sest kuni kõik vaatasid Moskva poole, ründasid Ukraina droonid tegelikult veel mitmeid väga olulisi objekte Venemaal, kaugelt siit. Võtame kõik järjekorras läbi. Minu nimi on Aleksei Bitši, arutame selle teemat koos. Aga enne kui alustame, palun teil tellida see YouTube'i kanal ja panna sellele videole like. Ja kirjutage oma kommentaar selle video alla, kas kohe või saate lõpus. See on väga oluline sisu edendamiseks YouTube'is. Olen selle eest tänulik. Ja lisaks sellele liituge minu Telegrami kanaliga Bitchi News. Link sellele on selle video kirjelduses. Niisiis, alguses tuletan lühidalt meelde, kuhu täpselt Ukraina kaitsejõud lõid. 17. mai öösel toimus üks suurimaid Ukraina rünnakuid Moskvale. Vene õhutõrjesüsteemid töötasid korraga mitmes Moskva oblasti linnas. Zelenogradis puhkes pärast rünnakut või Vene õhutõrjetööd tulekahju. Pahvatused kostsid Himkis, Lobnas, Narfominskis, Klinnis, Hodnes, Dedovskis ja Durikinos. Ütlen kohe ära, kui ma mõne selle Makšani linna nime rõhuasetuse valesti ütlesin, siis mul on sellest täiesti ükskõik. Ma teadlikult ei taha isegi meelde jätta nende linnade nimesid metsikus Venemaal. Mul on täiesti ükskõik, kuidas õigesti nimetatakse neid linnu seal kuskil soodes. Punkt. Kuhu löödi? Droonirünnaku alla sattus sanktsioonide all olev pooljuhttoodete tehas Angstrem. Me oleme Zelenogradis. Samuti rünnati tehnoparki Elma. Seal puhkes tulekahju. Selles tehnopargis toodetakse elektroonikaseadmeid, mõõte- ja kontrollaparaate, optikaseadmeid, tegeletakse materjalide töötlemise, teadusuuringute ning infotehnoloogiaga. Ukraina droonide tabamusi registreeriti ka Solnechnogorskaja naftasaaduste laadimisjaama territooriumil. See asub Moskva oblasti Turõkino külas. Tulekahju puhkes ka MKB-s. MKB raduga Venemaa masinaehituse konstrueerimisbüroos. See asub Moskva oblasti Dubna linnas ja seal toodetakse tiibrakette ning nende komponente. Samuti suleti Moskva Šeremetjevo lennujaam. Mäe. Jah. Suitseb. Tundub, et tulistati alla. See on Himki kutid teadmiseks. Himkid rünnatakse kõvasti. Kurat, see on lihtsalt mingi jama. Короче, сначала сюда один дрон влетел, потом второй влетел. Охренеть. Nüüd sellest, millega Ukraina kaitsejõud ründasid Vene maksade pealinna. Ukraina relvajõudude peastaab kinnitas ametlikult, et kaitsejõud kasutasid Ukraina enda välja töötatud RS-1 Pars, FP1 Firepoint, sedasama Firepointi drooni, Pars SM Gladiatorit ja teisi. See tähendab, et need kõik on eranditult puhtalt Ukraina kaugmaadroonid. Venemaa teatas väidetavalt allatulistatud droonidest, 556 drooni ja see räägib juba iseenesest selle rünnaku ulatusest.
eelmine rekord oli 7. mail 347 drooni, enne seda 25. märtsil 389, nüüd 556. Nagu näete, arv kasvab iga korraga. ja iga kord teatab Moskva täielikust tõrjumisest. Kuid ometi põlevad mingil põhjusel naftatöötlemistehased ja lennujaamadele kukuvad rusud. Nüüd kõige tähtsam, mida tuleb sellest loost üldse mõista ja seda peab mõistma iga vaataja. Moskva piirkond on kogu Venemaa kõige kindlamini kaitstud õhuruum, absoluutselt kogu riigis. Moskva ümber ja Moskvas endas on kohe 4 astmelist õhu- ja raketitõrje kaitseliini. See on välimine ring kogu Moskva oblasti ümber. Teine keskmine ring. 3. ring mööda MKD ja sisemine linna õhutõrje ring. Need ongi need samad pantsirid sõna otseses mõttes. Kogu Moskva katustel ja tornidel. Ja siin on selle loo juures kriitiliselt oluline asi. Sellel ööl 17. maid vastu murdsid Ukraina droonid läbi 3-4 sellisest kaitseliinist. See on parim tulemus kogu sõja jooksul. Vaadake löökide kaarti, et mõista ulatust. Zelenograd on 4. ja 3. õhutõrjeliin, need on läbi murtud. Otsene tabamus Tehnoparki Elma ja ettevõttele Angstrem. SBU teatab, tsiteerin, ettevõte on oluline, see on osa Venemaa sõjatööstuskompleksist. Ja see on kaasatud mikroelektroonika, raadioelektroonika, optiliste süsteemide ja robootika tootmisse vaenlase sõjalisteks vajadusteks. Edasi on see Kapotnia või Kapotnia. See on juba Moskva sisetsoon, ehk siis 2. ja 3. õhutõrjeliin. Lõpuks puhkes tulekahju Moskva naftatöötlemistehases Gazpromneft. See oli üks peamisi kütusetarnijaid Moskvasse ja keskregiooni. Võimsus. 12 miljonit tonni naftat aastas toodab autobensiini, diislikütust ja lennukikütust. Edasi Solnechnogorsk. See on taas Moskva õhutõrje sisemine tsoon. See tähendab Moskva 2. ja 3. kaitseliini. Tabamuse sai Transnefti nafta ülepumpamisjaam Turõkinos. See on väga oluline naftavarustuse logistikasõlm. Lisaks on kinnitatud löögid nafta ülepumpamisjaamale Volodarskoes. See tähendab, et ühe ööga tabati korraga mitu objekti. Kesk-Venemaa naftainfrastruktuur. Edasi, Šeremetjevo. Droonide russud kukkusid lennujaama territooriumile. Lõpuks on üks Venemaa suurimaid lennujaamu suletud. Samal ajal kehtestati piirangud Vnukovos, Domodedovos ja Žukovskis. Krasnojarsk, Krasnodar, Nižni Novgorod. Need on samuti täiendavad piirkonnad, mis olid rünnakute all. Aga selles loos on meil oluline mõista üht. Ukraina droonid suutsid edukalt läbida 3 Moskva kihilise kaitse 4 liinist. Ja see pole veel kõik. Neil tuli sinna ka kuidagi kohale lennata, läbides mitu piirkonda. Venelased tõid Moskvasse tohutul hulgal süsteeme kokku. Aga tihedus ei kompenseeri meie Ukraina droonide kvaliteeti ega kogust. Droonid liiguvad lainetena ülimadalal kõrgusel ja mitmest suunast. See on klassikaline õhutõrje kurnamise taktika. Ja nüüd ei ole Moskva enam midagi kauget rindeliinist. Ei, täna näitas Ukraina selgelt, et sõda võib olla seal, kus seda keegi ei oodanud. Venemaal on juba teatatud, et loomulikult on ka ohvreid. Himkis on 1 hukkunud, 1 on rusude all. Mõtõštsis on 2 hukkunud. Moskva oblasti gubernaatori Vorobjovi andmetel hukkus piirkonnas 3 inimest ja 4 sai vigastada. Vene õhutõrje rusud kukkusid otse elumajadele ja just see suurendas tsiviilelanike ohvrite arvu. Aga oluline on mõista, et rünnaku all ei olnud ainult Moskva ja see on huvitav. Asi on selles, et samal ajal, kui kogu kaitse oli suunatud Moskvale, tabasid löögid okupeeritud Krimmi. Ukraina julgeolekuteenistus ründas samal ajal Belbeki sõjaväelennuvälja. Hävitati õhutõrjekompleks Pantsir S2 hangaar koos S400 kompleksi radariga, droonide juhtimissüsteem Orion, mehitamata õhusõidukite maapealne juhtimisjaam BO, forpost, andmeedastuspunkt maa-õhk, lennujuhtimistorn ja hangaar lennuväljal. Ehk siis samal ajal, kui Moskva oli hõivatud droonidega, sai Krimm eraldi löögi kogu oma sõjalise lennundusinfrastruktuuri pihta. Ja pidage meeles, et Vladimir Putin eemaldas osa õhutõrjest kogu Venemaalt, et kaitsta oma tagumikku Moskvas. Rünnakud levisid veelgi. Ukraina tabas piirivalvelaeva projekti 10410 Svetljak Kaspijski sadamas. Tähelepanu, see on Dagestan. See tähendab, et Ukraina hävitab juba Vene laevastikku Kaspia merel, mida kunagi peeti puutumatuks.
Tahan märkida, et sealt, Kaspia merelt, ründasid venelased mitte ainult Ukrainat, vaid omal ajal ka Süüriat ja sinna ei saanud keegi ligi. Tundus, et see on justkui venelaste ja iraanlaste sisemeri ning et see on täiesti puutumatu tsoon. Nüüd aga põlevad seal laevad. Lisaks sellele tabati ööpäeva jooksul Donbassis Tor M2 õhutõrjesüsteeme ja rongi, mis vedas kütuse ja määrdeaineid. Seega andis Ukraina ühe ööpäeva jooksul lööke Moskvast kuni Kaspia mereni. Muide, Zelenski ütles täna järgmist, tsiteerin. Hea laine meie diplomaatilisi lööke tagab Ukrainale selle võimaluse. Seekord oli sihtmärkideni kaugus üle 500 kilomeetri. See on oluline ka seetõttu, et Moskva piirkond on kõige tihedamalt täidetud Venemaa õhutõrjevahenditega. Nad kaitsevad oma võimupiirkonda. Kuid Ukraina kaugumarünnakud murravad sellest juba läbi. Venelased peaksid mõtlema oma naftatöötlemistehaste ja ettevõtete peale, mitte sellele, kuidas hävitada teiste rahvaste elu Ukrainas, Moldovas või mõnes teises naaberriigis. Siin panen 3 punkti. Teie arvamusi ja järeldused kirjutage traditsiooniliselt selle saate kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele. See on väga oluline, et saaksite teavitusi ega jätaks uusi saateid vahele. Ja tellige minu Telegrami kanal Pechi News. Link sellele on selle video kirjelduses. Kui soovite selle YouTube'i kanali tööd toetada, saate seda tehes annetuse selle video kirjelduses olevate linkide ja rekvisiitide kaudu. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõike head!